Oled kooliks valmis? Aatriumis ootab sind linna parim valik, väga hea hinnaga koolimööblit. Aatrium, sisustuskaubamaja Järvel. Tere! Sügisele omaselt räägime kodukontori sisustamisest. Saate teises osas aga toob Christian Prii meieni Eesti meeste tähtsa tulemuse Hollandist puitmajade ehituse valdkonnast. Tere! Tänapäevased tehnikalahendused on muutnud meie elu märgatavalt mugavamaks. Juba ammu enam ei pea me oma koostööpartnerite või klientidega suhtlemiseks kodunt lahkuma. Ja selleks on kodukontor. Kui meil on mugav ja hea olla, on ka meie töötulemused paremad. Täna uurime, kuidas kodukontorit võimalikult mugavaks ja inspireerivaks muuta. Esmalt põikame taas suvel toimunud Soome elamumessile Tamperre. Kodukontorid jäid oma interjöörilt üsna tagasihoidlikuks nii värvitoonides kui sisustuselt. Näiteks siin kontoris püüavad pilke sein ja vaip. Tähtsal kohal on mõistagi tool ja laud. Tundub, et siin töötaval inimesel käib külalisi ehk kliente. Näha on tugitoole. Midagi pole just kui üleliia ega puudu. Valge kapp peidab endast tähtsaid pabereid ja muud kontoris vajalikku ja sobib praktiliselt kõikide asjadega kokku. Põluv mõte on praktiline lühkant sein, mis varjab endas kõike, mida ei soovita näidata. Seinad ja põrand on betoonist ja lihtsad. Aktsenti annavad põrandasse uputatud kivikesed klaasi all. Kontor on valgusküllane. Asukoht majas on otsevälisukse kõrval, seega hästi läbimõeldud, kliendid või muud külalised ei pea mööda maja ringi käima ja leiavad ruumi hõlpsasti ülesse. Üheks kodukontori olulisemaks osaks on kahtlemata töötool. Mugav ja ergonoomiline tool toetab ja ei väsita selga ja aitab pikki tööpäevi mõnusalt mööda saata. Mööbel Sipis leidub mugavaid ratastel töötoole. Valikus on nii erinevaid materjale kui värvitoone. Reguleerida saab istumiskõrgust ja seljatoa asendit. Ilma lauata kodukontor ei toimi. Selles osas jääb mööbel Sipis silma mitu toredat lauda koos sahtliboksidega. On ka eraldi riiuleid. Vahvaks leiuks on siinjuures konsool ehk liigutatav sahtli osa, mis kuulub laua juurde ja mida on võimalik vastavalt vajadusele kas laua alla või kõrvale liigutada, tekitades sellega suurema tööpinna. Diivan ja ka tugitool on esemed, mis kindlasti kodukontori hubasemaks muudavad, kuid kasutada saab neid mitmeti, kas siis külalistele istumiseks või niisama mugavaks äraolemiseks. Miks mitte aga kodukontori sisustamisel mõelda laiemalt ja kasutada ruumi mitme otstarbelisemalt. Näiteks muretseda külaliste majutamiseks lahti käiv diivan. Ruumi ei ole ju tavaliselt üheski majas, korteris üleliia. Ja siin mööbel Sipis on lai valik stiilseid ja mugavaid tugitoole ja muidugi diivaneid, ka lahti käivaid. Sõltuvalt kodukontori interjöörist on võimalik leida omale meelepärane diivan. Kitman Tuulemaa kontorimööbel sobib loomulikult ka kodukontorisse. Martin Pärna disainitud kontorimööbel on äärmiselt elegantne. Tugeva pinnaviimistlusega ja ka tehnilised vajadused on läbi mõeldud. Erinevate mudelite seast leiab sobivas suuruses töölaua igaüks. Mööbel on omavahel osaliselt ka kombineeritav. Ratastel sahtliboksid on mugavad kasutada ka lisatööpinnana. Lisaks saab siitsamast valida juurde sellise erakordselt funktsionaalse inglismaise töötooli, mis tänu kodusele kangavalikule ei mõju rangelt kontorikeskkonda mõelduna. Lisaks on toolil mugav jaki riputamise koht. Kontoritoole on siin veel laias valikus. Ka kodukontoris on kaustu, pabereid, raamatuid ja palju muud ja neid tuleb ju kusagil hoida. Siinjuures saab väga edukalt kasutada Elfa riiulisüsteeme. Oleme neid harjunud nägema ja kasutama garderoobides, kuid need sobivad ideaalselt ka kodukontoritesse. Ja mis peamine,
Riiulid on modelleeritavad just nii, nagu igaühe isiklikud vajadused on ruumi, panipaikade ja liigenduse osas. Eeliseks on kindlasti veel see, et Elfa riiulisüsteeme saab hiljem vajaduse tekkides hõlpsasti täiendada, sest need sobivad vanaga kenasti kokku. Tavamööblit juba jätkata nii lihtne ei ole. Riiulite ette aga mis muud kui lükanduksed. Need võtavad vähem ruumi, on esteetilised, praktilised, ei ole võimalik ennast näiteks ära lüüa. Luxterra sisustussalong pakub erinevas viimistluses ja värvitoonis lükanduksi. Samas on heaks mõtteks lükandustega kodukontor eraldada muust elamisest. Kõik Elfa tooted septembrikuu lõpuni kuni 20% soodsamalt. Ja selline ta sai. Ärge unustage külastada meie Facebooki lehte. Selle nädala vaatajamängu auhinna on meil välja pannud mööbel Sipp ja selleks on imekaunis tool. Kuidas seda endale võita, vaadake taas Facebookist ja kohtume juba nädala pärast. Sinu kodu kauniks teeb sisustusveeb.ee. Oled kooliks valmis? Aatriumis ootab sind linna parim valik, väga hea hinnaga koolimööblit. Aatrium, sisustuskaubamaja Järvel. Ja nüüd siis välja lubatud imemaja Floriadelt. Vahendab Kristjan Prii. Tere ka minu poolt. Mul on hea meel teid endaga kaasa kutsuda Floriadele. Hollandi kuninganna patronaaži all peetavale väga suurele aiandus- ja elustiili näitusele. Üritus on nii suur, et seda korraldatakse vaid üks kord iga 10 aasta tagant. 66 hektarit, 5 teemaparki, 3000 puud, 18 000 põõsast, 190 000 püsikut ja 1,8 miljonit lillesibulat. Selle keskel võrratu arhitektuur. Üle platsi lehvib võidukalt sinimustvalge lipp. Kuidas eestlased siia jõudsid ja mis sõnumiga, sellest lähme räägime projekti eestvedajaga Nordic Houses. Teatavasti puitmaja ehitus on väga suurte ja pikkade traditsioonidega Eestis ja Eesti on 4. puitmaja eksportöör maailmas, siis teades, et meil on need tavad ja ressursid ja traditsioonid, siis tahtsime läbi selle puitarhitektuuri ja puitehitise tutvustada nii kogu sektorit kui ka Eestit tervikuna. Milline oli Nordic House'i roll antud projektis? Nordic House siis ettevõttena tootis elemendid ja korraldas selle paviljon koda püstituse Floriadel, ühtlasi ka tutvustas seda sektorile ja kutsus ka teisi ettevõtteid projektis osalema, nii et see oli ühisprojekt, kus osales 7 ettevõtet. Selline lahendus, nagu sinna messile välja toodi, kas seda oleks võimalik ka nüüd siin Eestis rakendada? Tegelikult arhitektuurikonkursi algtingimustes oli ka üks punkt, et Eesti paviljon võiks kanda ka ideed, mis edaspidi võiks kujuneda selliseks lahenduseks, mida saab nii-öelda uuesti meie majatootjate poolt toota või saaks nii-öelda kaasates arhitekti natukene kohandada. Mis on see Eesti võti, mis siia sobiks? Meil on traditsioonid, pikad traditsioonid küll puitmaja ehituses, aga ikkagi enamus puitmaja tootjaid toodab välja, et mis sellel Eesti turul siis täna viga on või mis siin muutuma peaks? Ma arvan, et Eesti inimene peaks taas natukene väärtustama seda puitu, mida meil on väga palju võrreldes teiste rahvaste ja riikidega. Puit on kahtlemata parim ehitusmaterjal ja ka me räägime
konkreetsest hoonest ja arhitektuurist, siis ma arvan, et suvila ja vaba ajamaja veetmise vorm, et võiks nagu areneda see selles suunas, erinevad kõrvalhooned, mis mitte paviljonid. Et sellised standardsed lahendused kindlasti leiavad praktilist lahendust. Aga eestlane on siuke hästi isetegija, et puit on kindlasti materjal, mis nagu võimaldab selles mõttes, ütleme, kas on poolfabrikaadid kätte andes inimesel ise hakkama saada selle ehitusel. Ehitusprotsess on väga keeruline ja tavainimene võib kokku puutuda väga mitmete probleemidega, et kui puitmajatootja poolt pakutakse selline terviklahendus, siis ma arvan, et see ostja võidab nii ajas kui rahas ja väga palju peavalu ja närvirakke jääb nagu alles. EAS-i ja Puitmaja Liidu poolt korraldatud konkursile laekus 21 tööd. Nendest valiti välja Joel Kopli ja Koit Ojaliivi poolt tehtud koda. See arhailine sõna koda sisaldab endast palju rohkem kui ühe tagasihoidliku elukoha määratlust. See on mitmeid funktsioone ühendav paik, oluline koht. Kuidas seda arhailist sõna tänapäeva transformeeriti, seda lähme küsime ühelt loojatest. Koda on ühik, mille põhjapindala 12 ruutmeetrit annab võimaluse väga paljudele erinevatele funktsioonidele. Koda võib olla köök, saun, terrass, kasvuhoone või lihtsalt tuba. Grupeerides erineva tüpoloogiaga kodasid on võimalik saada suurem ruumiline kooslus, millest üks stsenaarium 6 kojast on siis realiseerunud Floriadi Eesti paviljonina. Koda koosneb 3 konstruktiivsest põhielemendist, milleks on siis alus, raam ja katus. Alust on võimalik vastavalt kontekstile käsitleda ka statsionaarsena, milleks sobivad väga hästi erinevat tüüpi vundamendid või siis mobiilsena reguleeritavate terasvaiade või ratastena. Samuti on võimalik varieerida katuse kuju vastavalt siis funktsionaalsetele või muule vajadusele. Selline paindlikkus aitab leida alati keskkonda ning vajadustele sobiva konfiguratsiooni. Paviljoni materjali valikul oleme lähtunud kasutada kvaliteetset põhjamaist puitu väga erinevates variatsioonides. Iga koda on isenäoline, kasutatud on näiteks erineva töötluse ning pinnaviimistlusega männi ja kuuselaudist, samuti kasevineeri, mis on ilmastikukindlaks peitsitud ja lakitud ning lisaks on akende ette paigutatud puitribid, mis takistavad liigse päikesevalguse tuppa pääsemise eest. Samuti toovad paremini esile katusakendest tuleneva valgusemängu. Siseviimistluses on kasutatud heledamaks peitsitud kasevineeri, mis siis loob ühtlase fooni näitusel presenteeritavale. Kuna kogu selle ürituse eesmärk on näidata parimast küljest Eesti puidutööstuse toodangut ja samuti tutvustada Eestit üleüldiselt, siis sai ka meile ambitsiooniks kaasata võimalikult palju eestimaist disaini. Valgustid, eridisainiga lauad ning toolid on kõik Eesti disainerite looming. Valgustid on disaininud Margus Triidman Keha3-st. Nagu pikk teekondki koosneb väikestest sammudest, nii koosneb suurem objekt detailidest. Detailide hing ja kvaliteet määravad ära kogu terviku olemuse. Eesti paviljonile valmistas siseviimistlusdetailid firma MKC. Milliseid detaile MKC Floriadel Eesti väljapanekule siis tarnis? Meie valmistada oli kõik, mis jääb nagu majast sissepoole, et seinapaneeli lahendus, mööbel, köögimööbel ja siis siseuks oli seal üks. Vineer oli materjal, millest kõik valmistati ja ei töödeldud seal ääri, vaid jäigi selline tribuline vineeri äär, mis tegelikult pärast, kui maja valmis oli välja paistis väga lihtne, aga samas ilus ja nii ta oli, et
ainuke, mis oli võib-olla raske, oli see, et ei saanud ühtegi mõõtu võtta ja kõik tuli need projektipõhiselt projekteerida eeldusel, et plaatide vahed on 3 millimeetrit, et kas see ongi nagu selliste eriprojektide omapära, et paljud asjad selguvad alles töö käigus? Praktiliselt maja püstitati 3 nädalaga ja seda, et veel välismaa, kui ma õigesti mäletan, siis vist 2 lisapaneeli saadeti ka Hollandisse, millest üks toodi tagasi, nii et üks läks siis käiku ja üks juhuks au ja kiitus kohalikele, kes seal seda aitasid siis püstitada ja kes siis sellel ajal Hollandis olid. No, kui nüüd natukene laiendada seda teemat, et selline eritellimustööd üldse, et kui mina tellijana plaanin endale mingisugust erilahendust, ütleme erimõõdus ust või mingit seinapaneele või asju, et millele ma kindlasti alguses mõtlema peaksin. Et kas on mingisugused piirid, eks ju, et kust mul ei ole mõtet üle minna? No, eks siin läbi aastate on tulnud ette igasuguseid nii kumeraid kui kandilisi erinevaid vorme nagu valmistada. Kas see on nagu väga suur risk nüüd tellida mingisuguseid erilahendusi? Millega inimene peaks nagu arvestama, kui ta siukse asja tellib või teistpidi, et mida ta siis võidab? Sirged jooned igal pool. Ja kui me nüüd võtame kui seinapaneeli pluss siis ukse, ongi võimalik niimoodi tervikuna seda vaadata, et ukse me eristame siis võib-olla ainult selle arvelt, et seal on linki näha, et annab tunda, et selle koha peal on uks, aga muidu võimalik niimoodi projekteerida, et ei saagi aru, kus see hava siis on. Ja kui ütleme, kui mina nüüd tellijana sooviksin siukest lahendust saada, siis kelle poole ma peaksin nagu esmalt pöörduma, kas oma sisearhitekti poole või ma saan otse tootja poole pöörduda? Nii ja naa on see võimalik, et kui eelnevalt sisse pole projekteeritud, aga teil on omal soov, siis otse tootja poole või kui on olemas ikkagi sisearhitekt, siis ikkagi ennem tema poole, et tema aitab siis selle värvivaliku teha ja muud siis nagu sisekujundusliku laadiga küsimused lahendada. Aga vabad käed. Kui usaldate meid, siis otse joones tootja juurde. Inimese elutähtsatest funktsioonidest on hingamine kõige olulisem. Ilma hapnikuta ei pea me 5 minutitki vastu. Uus energiasäästlik ja soojakadudeta ehitus on tõstnud ventilatsiooni teema väga olulisele kohale. Värske õhu piisav kogus on uus elukeskkonna kvaliteedi näitaja. Maja elutähtsatest tehnilistest süsteemidest nagu vesi ja kanalisatsioon ja elekter, et just ventilatsioon on viimasel ajal tõusnud nagu eriti tähelepanu alla. Ilmselt energiasääst on nüüd viimase aja märksõna ja kui majad ehitatakse soojapidavad ja õhukindlad, siis ilma ventilatsioonit hakkama ei saa, sest sees on vaja hingata, korralik mikrokliima peab olema ja ei pääse enam ventilatsioonist üle ega ümber. Millised on need põhilised valdkonnad, mida ventilatsioon nüüd selles sisekliimas seal mõjutab siis? Värske õhk on arusaadav, aga mida veel? Niisketest ruumidest niiskuse väljaviimine, et ega tavaelamus väga palju rohkem probleeme ei teki kui liigniiskus või siis teistpidi siis õhpuudus. Kui nüüd ventilatsiooniseadmeid omavahel võrrelda, et millised on need peamised omadused, millele siis tähelepanu tuleb pöörata? Räägime siin praegu seadmest, mis meie valikus on pöörleva soojusvahetiga seade, millele on lisatud juurde siis õhksoojuspump. Ja me räägime juba kasutegurist 90%. Et kui võtta piltlikult, et loomuliku ventilatsiooniga läheb meil hoonete soojast kaduma umbes 30%, siis sellest kaduma läinud 30%-st 90% me saame tagasi. Nüüd selle kombineeritud seadme puhul, kus meil on ka soojapumpi juures, siis seal nad töötavad paralleelselt. Nii see pöörlev soojusvaheti kui ka õhksoojuspump. Ja töötab primaarsena õhksoojuspump, ehk siis esialgu võetakse õhksoojuspumbaga siis nii palju, kui saab kätte ja kui sealt veel midagi üle jääb, siis see pöörlev rautor võtab natukene juurde. Töötab see seade nagu sellise põhimõttega, et suvisel ajal me saame taga jahutuse ja talvisel ajal kütte ja väga sobilik maja lisakütteks. Madalaenergia majadel tegelikult, kui seda seadet kasutada, siis päris lokaalse küttevajadus on kaduvväike. Kuid siiski peab olema, sest ta siiski võtab seda sooja majast välja tõmmatavast õhust ja sinna peab kuskilt see soe tekki. Nii et puhtalt koerapidamisest ja inimeste enda peopidamisest teinekord ei piisa? Ilmselt peopidamise ajal juba on piisav, aga jah, tavaolekus jääb natukene väheks.
Kui ma olen nüüd inimene, kes plaanib endale kas uut elamist või ta on tõesti renoveerinud kodu, pannud head uued soojapidavad aknad ja kõik ja ta jõuab sellele küsimusele, et nüüd on ventilatsioon ka vaja korda saada. Et kuidas ma üldse määran seda ventilatsiooni vajadust enda jaoks või mis peaksid olema need küsimused, millele ma olen otsinud vastused enne, kui ma ventilatsioonilahendust enda jaoks planeerima hakkan? Mille järgi määrata, selle jaoks on olemas ka välja töötatud niisugused miinimumnormid, mida majade puhul peaks arvestama, rusikareeglid, kui palju ühe inimese kohta õhuvahetust on vaja. Neid tuleb küsida kas projekteerija käest, inimesed, kes ei ole asjaga kursis, loomulikult nad ei tea seda, et on see siis korter või on see eramu, kus kohta see ventilatsiooni agregaat paigaldada. See tuleks enda jaoks välja mõelda ja koht, kus koha peal torustikud saaksid olla. Eramute puhul tuleb ikkagi terve maja siiski torusid täis vedada. See väga keeruline ei ole, aga see ehituse käigus peab olema läbi mõeldud. Kohtumiseni!